Tere taas head TV7 vaatajad. Me oleme kogunenud siia stuudiosse meie laua ümber, et vaadata ja uurida järjekordset piiblinaist. Valel on lühikesed jalad, ütleb meile kõigile tuntud vanasõna. Ja meie tänase naise saatus kõneleb sellest väga kainestaval viisil. Aga enne veel, kui me läheme nende teemade juurde, ütleme me tere meie tänasele külalisele. Ja mul on nii suur rõõm, et siia laua ümber on täna tulnud Reelika Hints. Tere, Reelika! Tere, Külvi, tere, Elina! Minu rõõm on ka väga suur. Hea meel olla siin. Ja Külvi, tere ka sulle! Tere, sinule ka! Nii tore on alati kohtuda nendel päevadel, kus meil on see salvestuse päev. Et siis on nii palju, mida rääkida, mis mahub siia salvestusse ja on ka väga palju seda, mis siia ei mahu. Nii et nüüd Just. Me proovime keskenduda sellele, mis on meie tänane teema. Aga enne veel, Reelika, sina oled küll ka tuntud meie kogudustes, sa liigud väga palju ringi, nii Eestis kui ka väljaspool Eestit, aga sa teenid Järvamaa kristlikus keskuses. Just. Võib-olla sa ütled veel midagi enda tutvustuseks, mida iganes sa oma pere kohta võib-olla soovid öelda? Kindlasti pere on mulle tähtis, ma olen 3 tütre ema. Ja alati olen öelnud, et tütarde emaks ma olen loodud, sest mina ei tea, mis nende poistega peale hakata oleks. Mina ütlen sama. Mul on sama. Ja et ei, nagu väikesed poisid vahel külas käisid tütardel sünnipäevad, siis ma mõtlesin, küll on hea, et ma ikka tütarde ema olen. Kuulge, meil on 3 peale 8 tütart. Rääkides naiste saatest on ju. Me oleme oma osa teinud. Just. Et, ja see ongi see rõõm, mis sul on, kui sul on tütarde puhul, et tegelikult, eks ju, nad kopeerivad sind. Ja. Et mitte seda, mida sa ütled, nii nagu öeldakse, vaid nad tegelikult, kui sa hakkad avastama, et oi, ta teeb selliseid asju ja siis mõtled, kuule, et äkki ta on vaadanud mind ja teinud selle peale ja siis on 2 varianti, kas tunned suurt rõõmu või mõtled, oi, ma pean oma elu hakkama korrastama, sellepärast, et kui ta selle minu elust üles on korjanud, et siis ma pean äkki midagi muutma. Nii et see on kindlasti üks suurimaid rõõme mul, et mul on 3 toredat tütart, nad on väga erinevad. Ja no eks teine suur rõõm on see, et teha Jumala riigi tööd, mida ma tegelikult nüüd istusin maha ja arvastasin, et ma olen tegelikult teinud seda 30 aastat. Et 96. aastal oli see koht, kus ma selle pühendumise tegin, et alati ma teadsin, et Jumal on mind kutsunud, aga ütleme 96. aasta juunikuust, nii et see saab 30 aastat täis, kus ma hakkasin nagu väga regulaarselt erinevates kogudustes Eestis reisima ja rändama ka juba siis Skandinaavias natukene. Ja nüüd on, alati olen olnud väga aktiivne oma enda kodukoguduses. Palvetöö juhtimisest kuni ka ligi 30 aastat olnud koguduse juhtimistöös. Ja nüüd sellised huvitavad uksed on just avanenud nagu hiljati, nagu paar viimast aastat, et Kesk-Euroopa, just Tšehhi ja Slovakkia, ehk endine Tšehhoslovakkia. Et mitmed kogudused seal käinud mitmeid kordi nagu päris tihti. Väga meeldiv, väga tore. Midagi huvitavat on Jumal seal kindlasti tegemas. Ja et iga kord, kui sa lähed kuskile riiki, sa võid natukene seda taibata, et mis see õhustikus on, et mis nagu Jumal teeb. Et just Tšehhi eriti kogeb seda, et kuna nad on keset Euroopat, et neil on kutse ja roll ja nad erinevates kogudustes jagavad seda ja teevad seda. Ja ka Skandinaavias, et järgmine kuu liigun Norra, et piiblikoolis seal õpetada. Nii tore. Hästi tore. Seda ma olen kogu aeg teadnud, et ma pean tegema, nii et hea on teha seda, mida sa oled kutsutud tegema. Ja TV7 saab ju ka sinu õpetuse saateid tegelikult. Ja, mis on nende saate nimi? Ma nüüd isegi ei mäleta, aga pühast vaimust nad räägivad. Et vaadake järgi. Jaa. Elu koos püha vaimuga. Elu koos püha vaimuga oli vist, jah, ma ei mäleta täpselt seda pealkirjast. Ma ise ei vaata väga sageli oma saateid, aga need on juba 5 aastat vanad, nii et... Aga ega siis püha vaim ei vanane. Ei, ja õpetus... elu koos püha vaimuga, ma arvan, ka ikka sõna põhjal sama, nii et kes ei tunne sind või tahab rohkem sinu õpetusest osa saada, siis otsige üles TV7 arhiivist ka see sari ja saate vaadata. Reelika, sina oled ülimalt rõõmsameelne naine ja väga selline energiline ja emotsionaalne. Mina ütlekski, et kui kuidagi mina ühte Eesti naist, keda ma võiks öelda nagu mõnes mõttes mustanahaliseks pidada, siis ma ütleks, et Reelika on nagu üks selline mustanahaline eestlane oma loomuse poolest.
Ja kunagi ma unistasin sellest, kui ma väike tüdruk olin, et ma olen Mahalia Jackson ja siis mul oli juuksehari käes ja ma kutsin ette, et ma magan, laulan selliseid gospel-laule nagu, et sa taband ära mu sellise ta on jälginud peidetud olemuse. Just. Ja, aga see teema, milleks me sind siia saatesse kutsusime nüüd vähemalt siis see esimene saade, me teeme sinuga teise saate veel, nii tore, ei ole sugugi nüüd nii rõõmus ja positiivne, sest see naine, keda me nüüd täna hakkame kohe rääkima, ei ole mitte eeskuju võtmiseks positiivselt, vaid hoiatuseks. Ja ma olen väga põnevil, kuidas sina meile tutvustad ja kuidas sina seda naist nagu tajusid, kui sa lugesid Jumala sõna ja uurisid. Ja nüüd ma arvan, et me peamegi natuke võtma kohe oma rõõmsad emotsioonid natukene alla. Me ei ole nii ammu kohtunud, vaata. Ja läheme võib-olla selle loo juurde. Ja see lugu on Apostlite tegude 5. peatükk. Ja kes teab sõna, siis võib juba arvata, et sellel ajal oli kogudus üsna värskelt just loodud, aga juba toimusid nii tõsised asjad. Ja 5. peatükis me loeme sellisest naisest nagu Safirast ja tema abikaasast Ananiasest. Nii et nüüd on siis välja öeldud see, et see lugu on väga lühike, karm, kes teavad, siis pikka pidu ei olnud, aga õpetus on meile tänasel päeval ka ja hoiatus väga tõsiselt jäetud. Nii et läheme siis selle teema juurde. Ja kuidas me seda võiksime võib-olla meie vaatajateni tuua, on äkki see, et võtamegi lühidalt kokku selle konteksti, kus see kogudus omadega parasjagu oli, mis elu nad nagu elasid või mis nagu toimus sellel ajal. See aasta võis olla 30-35 Jeruusalemmas toimus, aga et milline see koguduse elu seal siis oli, kui astusid sisse sellised inimesed nagu Ananias ja Safira või nad olid selle koguduse liikmed või lihtsalt kuidagi käisid seal kaasas, kas nad olid usklikud või nad ei olnud usklikud. Siin võib ka selle üle küsida, et kas nad olid siis päriselt nii-öelda päästetud või mitte. Minul on juba väga palju küsimusi, enne kui me jõuame nende endi juurde. Ma võib-olla kohe niimoodi süstin siia vahel selle, et tegelikult kui sa loed Apostlite tegude raamatute algust, siis sa näed seda, et juba see Jumala kartuse tase, mitte ainult koguduse siseselt, aga ka ühiskonnas oli niivõrd kõrge. Ja ma ei mäleta täpselt, kus see kirjakoht on, aga võib-olla see tuleb natukene hiljem, aga öeldi niimoodi, et kardeti tegelikult väljaspoolt tulla sinna sisse ja see tegelikult oli selle sama loo tulemus, et seal tekkis selline Jumala kartus, sest Jumal sai niivõrd reaalseks läbi selle, me võime ka julgelt öelda, et see oli kohtumõistmine tegelikult. Et mina kaldun küll, te võite minuga argumenteerida ilusti, me rõõmsalt argumenteerime, et mina olen üpris veendunud, et nad olid aktiivselt osa sellest koguduse tööst, sellepärast, et kui sa näed, siis mille põhjal nad hakkasid tegelikult tegutsema, oli see ju, mida nad nägid koguduses toimumas. Et kas või see sama, et nad nägid, et inimesed müüsid oma vara ära ja tõid need apostlite jalgade ette. See ei ole midagi, mida sa tead, kui sa ei ole väga nagu selles voolus sees. Aga võib-olla Külvi, sul on nagu rohkem sükast tausta poolt või midagi sellist lisada sinna juurde just Safira kohta? Ei, sa ütled õigust, ma arvan, et ühelt poolt meeletu rõõm on ju linnas, eks ju. Meeletu rõõm on Jeruusalemmas, meeletu rõõm on usklike hulgas. Nad on värskelt välja tulnud ju ülemisest toast, kus pühavaim langes, kus neid kõik said täidetud. Ja tegelikult vormub nagu uus täiesti liikumine Jeruusalemmas nende kristlaste hulgas, kes on nüüd vaimu täis ja kes usaldavad Jumalat kogu oma eluga. Ja juhtub midagi väga ettearvamatut. Tegelikult sellel ajal, nagu ikka, ega kui sul on maa või kui sul on majad või omandid, siis see on sinu pärand ja see on edasiandmiseks lastele ja lastelastele. Ja kui sa mõtled Vana Testamenti, siis see on nagu põhiasi, mida tuleks kinnitada, et minult läheb suurem varandus ikka lastele ja lastelastele. Ja korraga peetakse pereks seda, mis ei ole enam vere poolest pere, vaid hoopiski need, kes usuvad ja teenivad Jumalat. Täpselt nagu Jeesus ütles maa peal olles, et need on minu ema ja isa. Ja korraga pannakse siis apostlite jalgad ette oma vara. Nii et see on nagu, mis siis toimub.
tohutu siuke mentaalne meele või mõttelaadi muutus tegelikult, mis pidi toimuma. Ja vahel ma mõtlen, et oleks tohutult hea teada piiblis ka, et mis need ajavahemikud tegelikult on. Et sellest, ütleme sellest nelipühipäevast kuni siis ütleme, et kui siin nad juba koos palusid, on ju. Midagi ma kuulsin 17 aastast, et suhteliselt ruttu peale seda. Muidugi 4. peatüki lõpus mainitakse küll ainult ühe lausega vist, Barnabas, kes on ka Joosepiks nimetatakse, kes tõi just oma suure maa, müüs oma lapi, ei ütlegi, et suur tegelikult seal, aga ta lihtsalt ütleb, et ta oli just seda teinud. Ja loomulikult sellega kaasnes ju see, et rahvas hakkab metsikult hindama seda, eks ole. Et Rooma ajal muideks tehti seda, mida tänapäeval meil ka tehakse, et pannakse tänavatele ja majadele ja haiglatele nimesid vastavalt sellele, kes oli selle patroon või rahaline sissetooja. Et ka kristlaste hulgas oli see, et kui keegi tõi müüsika oma vara maha, siis mille järgi nagu siin praegult minnakse, oligi see, et rahvas ikkagi peab sind väga kõrgeks selle eest ka Jumala rahvas austab. Ja ka üldiselt vaadates, et nad olid nii siin samas 4. peatükis 32 ütleb, et uskliku hulk oli üks süda ja üks hing ja ükski ei ütelnud oma paranduse kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine, et siis on ka väga tõenäoline, et see oli siuke üldine suhtumine ja üldine mõttelaad, et see ei olnud nagu ainult ühe inimese mõttelaad, vaid see oli niisugune nagu üldine suhtumine, et see, mis nüüd on juhtunud, mulle nii meeldib see, kuidas sa välja tõid selle, et me on nagu uut liiki perekond, mis toob ka selle rakenduse nagu tänapäeva, on ju, et see side ei ole ainult selle vereliini pidi, vaid et me oleme vaimust saanud üheks. Ja noh, teisest küljest ma mõtlen küll seda, et kogukonnad elasid koos ka, ma arvan, kristlased juba ennem, tõesti terve see, kas see on 17 või rohkem aastat nüüd seal vahel, ja nende toit ja nende võib-olla see varustus, mis loomad või mis viljad ja mis nendel seal on. Aga nüüd maa maha müümine, võt see maa on nüüd see pärand. Et see on nagu aste enda ette ja ma usun, et võt sellepärast on tema nüüd ära nimetatud. Et see oli umbes, et tõsiselt sa ütled nagu maisest elust teatud mõttes. Sa sured nagu ise endale oma tulevikuga ja sa paned oma usalduse 100% Jumala peale. Ja muidugi midagi pidi see nii-öelda käivitama Ananiases ja Safiras, nad pidid nägema seda reaktsiooni, mis Barnabas sai tänu sellele, et ta sellise pühendumise, mis see tegelikult ongi pühendumine. Ma annan kõik ära, ma annan oma tuleviku Jumala kätte, ma annan ja see, kuidas kogudust nagu hinnati selles mõttes, et ma ei usu, et me tänapäeval sellist liiki koguduse hindamist näeme, et kõik, mis mul on Jumala riigi jaoks, Jumala kuningriigi jaoks. Samas mõtle, kui keegi tuleks ja tal on näiteks väga suur firma, Silicon Valley's, eks ju, ma elasin vanasti, et siis oli, kui keegi tõi 10 oli juba suur asi, aga mõtle, kui ta müüb kogu selle firma maha mingisuguste miljonite eest ja siis ütleb, et siin ma olen, võtke kõik. Et noh, tegelikult ma arvan, et me ehmataksime ka ära ja mõtleks, vau, sellel mehel on usk või naisel. Või kui me oleme eestlaslikud, mõtleme, mida ta tahab nüüd saada sellega. Meie pastorid. Et siuke nagu, et äkki ta manipuleerib minuga, on ja, et vaata, on ka neid koguduses on ju nähtud tegelikult selliseid asju ka, kus on toodudki teatud liiki summad ja siis ütleb, kuule, mäletad, palju ma sulle sinna andsin, pastor, on ju, mul oleks nüüd seda vaja. Või ma lahkun ja viin oma raha mujale. Või maksa 10, on ju, või mis iganes. Ja, see on õige. Et see on niisugune huvitav taust tegelikult selles olukorras, et mis see ajend oli, mis pani tegelikult Ananiast ja Safirat sellisel viisil käituma. Ja huvitav on see, et tegelikult see Barnabas, kellest me ju hiljem ka ju, eks ju, loeme apostlitegude raamatus on öeldud, et ta oli leviit. Leviitidel tegelikult algselt ei olnudki seda oma pärandi osa. Aga et noh, see on nüüd ka eraldi teema, me täna ei sellest rääkida Barnabasest, meil on naistesaade, aga siin on nii palju sügavamad allhoovused, mida me võib-olla praegu ei oska siia kokku panna, aga ma saangi nagu aru, et igal juhul oli austus ja respekt kõigi nende suhtes niivõrd suur, et see pani igatsema ka teisi saada seda tunnustust ja austust. Ja mõned otsustasid seda siis kuidagimoodi iga hinna eest saavutada, eks ole. Võib-olla mitte siiralt, kui me räägime nüüd Ananiasest ja Safirast, siis
Mul on vahel selle peale olnud mõte ka jälle liikudes ka erinevates piirkondades, et kui Jumala auks mõned asjad sünnivad, siis tegelikult inimesed mõnevõrra lähevad kahte leeri, mismoodi nad asja näevad. Üks ütleb, tänu Jumalale, vaadake milline au, me saamegi toita vaesed, me saamegi Jumala sõna läkitada ja kaugem. Ja teised ütlevad, oot, siin on au mängus või raha või võim. Kuidas mina seda saavutaks. Et need on hoopis kaks erinevat silmavaadet ka. Ja selleks aluseks tegelikult saab see sama nagu fraas siit, kus ütleb, midagi toimus südamega. Just. See on see koht, kuhu keegi ei näe, mis toimub, et meie ka võime omada asju südames ja me ei tea isegi vahel, mis seal on, enne kui teatud olukord paneb meile selle surve, mis toob selle välja. Ja sellepärast ka on õpetussõnades öelnud, et hoia või lauludes lõpetussõnades, et hoia oma südant. Enam kui kõike muud, sest sellest lähtub elu. Ja siin me võime öelda, et konkreetselt füüsiliselt Safira elu lähtus tegelikult sellest, et nad Ananiasega olid lasknud midagi kasvada oma sees, mis põhjustas neile, mis oli otseselt pühavaimu vastuminek, mis oli koguduse vastuminek, mida Jumal armastab ja põhjustas seda, et nad füüsiliselt kaotasid oma elu. Ma nüüd vaatajate jaoks mõtlen, et võib-olla loeks selle lühikese lõigu ette, et kes ei ole värskelt kursis võib-olla üldse lugenud, ei saaksid ka nagu meiega kaasa tulla mõtlema. Me oleme juba jõudnud selle tausta küll ära rääkida, aga Apostlite tegude 5. peatükis ongi siis selline lühikene kommentaar. Aga keegi mees, Hananias nimi, oli koos oma naise Safiraga müünud omandi ja osa saadud rahast naise teades kõrvale toimetanud ja osa ta tõi ja pani apostlite jalgad ette. Siis ütles Peetrus. Ja nüüd on siis see, millele sa ka Reelika viitasid. Hananias, mispärast on saatan vallanud su südame, et sa valetasid pühale vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatüki eest saadud rahast? Eks see sinu käes olles olnud su oma ja müüdunagi sinu meelevallas. Mispärast sa oled selle ette võtnud oma südames? Sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Neid sõnu kuuldes langes Hananias maha ja heitis hinge ja suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Noormehed aga tõusid ja mässisid ta linasse, kandsid välja ja matsid maha. See on nüüd siis tema mehelugu. Ja siin me näemegi seda, et midagi on Hananiase südames. Üks asi on, et saatan, mispärast saatan on vallanud su südame. Mingi põhjus pidi olema, et saatan sai kätte ta südame. Ja siis sa oled veel seda asja oma südames mõelnud ka. Ja eeldades eriti nii, nagu me alustasime, et nad on tegelikult nagu me eeldame, me ei tea seda, meil ei ole fakti, taevasse lähme saame teada, et nad olid osa võib-olla ülemisest toast. Nad olid osa võib-olla siin 4. peatüki alguses, kus püha vaim langes uuesti, kui nad palusid selle vastuseisu pärast, mis tuli, et nad ei kuulutaks evangeelmi. Nad nägid neid imesid, mis toimus finantslikult või mingid nägid imesid, mida apostlid tegid, eks ju, tänavate peal. Kõige selle keskel oli seal ikkagi midagi, mis oli peidetud ja mis põhjustas lõpuks seda, et nad kaotasid oma elu. Aga teine küll, võib-olla sul on lisada sellele, aga ma tooks välja selle, et see tundub jube karm. Aga tegelikult see huvitav asi on see, et nii kui Jeesus ajal, Jeesus oli väga otsekohene ja väga konkreetne, kui ta tegeles teatud asjadega. Aga sa ei näe nii karme kohtumõistmisi Jumala poolt Jeesuse päevil. Kui me lähme veel tagasi ja vaatame isegi Vana Testamendi, siis nagu kohtumõistmised tulid väga karmilt eelkõige Iisraeli rahva vastu või nende vastu, kes tulid Iisraeli rahva vastu või kui Iisraeli rahvas oli väga kaugele läinud oma vastuhakus Jumalale. Ja nüüd koguduse ajal, me räägime erinevatest ajajärkudest, eks ju, nüüd koguduse ajal, kui kogudus on üsna noor, järsku tuleb selline karm kohtumõistmine. Ja Piibel tegelikult räägib väga palju, et Jumal tõstab üles oma poja kui õiglase kohtumõistmise. Ja mina näen, ja siit, kui sa loed apostlitegude raamatut tegelikult veel edasi, sa näed, seal tulevad Sauluse vastu kohtumõistmine, seal tulevad erinevate riigijuhtide vastu, kes iganes, seal tuleb väga konkreetsed kohtumõistmised, üleloomulikud kohtumõistmised Jumala poolt, nagu Uue Testamendi ajal, mis on isegi mõnes mõttes uus mõte, sest me mõtleme, et me elame ju armu all.
et see on midagi, millest väga palju ei räägita, aga seal on üks oluline roll kogudusel, et tegelikult tuua sellist liigi jumalikku, avada tee, et Jumal saaks selliselt liiki liikuda ja kohut mõista. Muide, mul tuli meelde, Hananiase nimi tähendab ju Jumal on armuline või et Jehova on mulle armuline lausa. Selle mehe nimi kõneles Jumala armust. Sellest võiks kohe terve purgi asju praegult lahti arutada, et kes nagu... et kes arvavad, et arm on igal juhul. Vaata, me ei saa seda võtta nagu garanteeringuna, et ükskõik, mida sa teed. Ja ma natukene tuleksin küll Vanatestamendi sisse ka, mida ma näen ja ma arvan, sul on õigus. Jumal toob väga äkitselt kohtumõistmist, kui keegi otse talle nii-öelda näpu silma ajab. Sest Vanas Testamendis on paar kohta, üks on võt, kus need preestripojad, kes nii-öelda võõrast tuld tõid, mul on see kirjakoht ka kuskil olemas. Need mehed tegelikult surid. Ja nende rahvas oli mõjutatud sellest ja vot nüüd siin tuleb küll, et kogudus on nagu nüüd see valitud rahvas. Et sellest oli koguduse elu, muide Luuka kasutab selles kohas esimest korda üldse sõna kogudust, eklesia. Et varem oli nad nagu väike liikumine, väike grupike, usklikud. Aga siin tuleb see sõna nüüd esimest korda sisse, mis tähendab nagu välja valitud, välja toodud ihu, mis on üksik või tähendab, vabandust, ühtne organism. Ja, pluss see termin, eklesia, ei olnud üldse vaimulik termin. Eklesia oli kasutatud Kreeka linnriikide valitsusorganite kohta või nagu nad olidki sellised konkreetsed linnavalitsejad. Ja nüüd kujutad sa ette, kui me, see oleks teisi sõnu meile, nagu öeldakse, kogudus nüüd on parlament, on ju. Et kui me paneksime selle Eesti konteksti või linnavalitsus, me kohe hakkaks nagu mõtlema, aga tegelikult see sõna oli puht selline maine termin, mida tegelikult siin eklesiana on kasutatud. Aga ta on nagu täiesti iseseisev. Ta on nagu riik riigis. Me võime nii mõelda. Et ta nagu tuleb ja valitseb, just nimelt. Kogudusele on antud valitsus, et see on tõesti nagu oma teema. Ja see on, ma ütlen lihtsalt jälle ära, et salmis 11 on see siin siis olemas esimest korda, kus seda on mainitud. Ja suur kartus tuli terve koguduse peale ja kõikide peale, kes seda kuulsid. Nii et selle loo tulemusena siis on see presenteeritud. Tuli nagu Jumala kartus, sest korraga juhtus midagi, mis on üleloomulik. Ja nüüd kaks asja võib-olla siin, mida mina tahaks tähele panna, et kui keegi ütleb, et Jumal lõi nad maha, võib öelda, et Jumal lõi nad maha. Teine ütleb jälle, et äkki neil oli südamehaigus. Ma sõna otseses mõttes lugesin kommentaari, kus öeldi, ega me ei tea, äkki neil olid südamed haiged ja nad lihtsalt ei suutnud seda vestlust üle elada. See, et nad paljastati üle elada. Just nimelt. Et kas selles on nagu, kas Jumal teab meie elupäevi, teab väga hästi, eks ju. Et ikkagi see oli kohus, sest Peetrus ei ütelnud ka mitte midagi muud, ta küsis, miks ja kuidas sa lasid. Peetrus liikus ilmutuses, mis tuli ülevalt. Tema oli Jumala tööriist sellel hetkel ja nende meeste, selle naise ja mehe süda ei võtnud seda vastu. Ta ütleb, kukkus, ütleme, et oligi südametak. Et ma mõnevõrra nagu aeglustaks inimesi ütlemast, et äkki nad naturaalselt surid. Naturaalne surm on ka Jumalale teatud ja käes, et need asjad on tema mõju all. Ma loen võib-olla nüüdki selle Safira osa ka ette, siis me saame siit juba edasi minna, et siis on see kokku pandud. Ja umbes 3 tunni pärast juhtus, et tema naine tuli sisse ega teadnud, mis oli sündinud. Peetrus küsis temalt, ütle mulle, kas te müüsite maatüki sellise hinnaga? Tema ütles, jah, selle hinnaga. Peetrus ütles nüüd talle, mis pärast te olete ühte nõusse heitnud, et issanda vaimu kiusata? En näe, nende jalad, kes su mehe on matnud, on ukse taga ja nad kannavad välja sinugi. Otse kohe kukkus naine tema jalg ette ja heitis hinge. Ja kui noormehed sisse tulid, leidsid nad ta surnud olevat ning kandsid ta välja ja matsid ta tema mehe kõrvale. Ma arvan, et üks sellistest rõhuasetustest võiks ollagi just see, et ta valetanud pühale vaimule. See ei olnud seotud isegi inimestele valetamisega. Ma arvan, et kogudus võib-olla peale Joosepimaa müümist ja kõike seda on ja et nad ei näita, et nad oleks hädas olnud, et miks sa valetasid mulle, et sa andsid. Aga ta ütleb, et need südameasjad on tegelikult sellised asjad, millega sa võid konkreetselt minna nagu Jumala vastu ja see elu,
mis sellest südamest lähtub siis. Et see on väga-väga oluline. Jah. Minu üks mõte on sellel kohal ka alati olnud, et kui Zafira ei teadnud, et mees on surnud, seda ta ütleb ju, ta tuleb sisse, siis ta ei teadnud, mis oli juhtunud. Ja Peetrus küsib talt. Sellel ajal oli ju naine põhimõtteliselt mehe omand. Naine oli selles mõttes kodus, mehega pidigi olema üksmeelel ja siin korduvalt me märkame kirjasõnas, ütleb, neil oli üksmeel selles. Nad olid otsustanud koos seda teha. Peetrus ütleb seda ilmutuse läbi ka. Ja ometi ta küsib naise käest, kas see oli see hind, mis tähendab, ta andis naisele võimaluse öelda, et ei olnud. Ja see oli need mõtted, mis minul olid ka, mis puudutab nagu sellist piibellikku printsiipi abielust, mis on alistumine. Kus on see piir? Täpselt. Ja minu lemmiklugu, ma juba ennem mainisin teile, on Abigail, kus on ju tegelikult samamoodi, et ta oleks pidanud alistuma, aga ta tegutses nii-öelda vastuolus oma mehega selleks, et tegelikult mitte ainult päästa oma ja oma pereelu, vaid tegelikult kuningas Taaveti tulevikku. Ta tundis messi ära. Seal ütleb. Ja, et see ja nüüd mina näen ka selles siin seda, et see oleks pidanud olema selline koht, kus oleks tõmmatud see punane joon, et me lähme püha vaimu vastu. Mees, ma tean, et ma pean sulle alistuma, ma tean, aga see, mida me teeme, see on midagi, sest mina ei usu, et nad olid ignorantsed, et nad ei teadnud, mida nad teevad. Nii nagu Juuda puhul, kui tuli mängu raha, see oli aja jooksul midagi kogunes Juuda sisse. Just samamoodi kasvas. Mis lõpuks kasvas ja siis need teod tulid esile. Ja mina arvan, et Zafira ja Ananias ei olnud noored kristlased nii öelda, sest Jumal ei oleks siis ülekohtune, et panna üldse seda piiblisse, kui see oleks olnud noorte kristlastega tegu. See järelikult, kui nad on pandud piiblisse sellisel viisil näitena, seal oli midagi, mille eest nad olid vastutavad ja mida nad oleks võinud teistmoodi teha. Nii et nüüd tuleb see alistumise küsimus. Ma võib-olla isegi heidan selle teile. Mis teie kommentaarid on nagu sellele? Ja, sest Peetrus ei öelnud, et su mees valetas, sina nüüd mine ja ära tee enam pattu. Ta oleks võinud öelda, et me saame aru, et sul ei olnud meelevalda. Aga Peetrus küsib, kas oli see hind? Ja nüüd on osuti sinu peal. Kas sa oled nõus seda sama valet jätkama ja tema otsustas seda pidi? Ja ta suri samamoodi nagu koha peal. Nüüd mina tooksin korra tagasi selle juurde, et kui kiiresti siis Jumal nagu karistab või ei karista. Meil on tegelikult terve saade sellest, üks küsimärk on sellest, et kas arm on midagi sellist. Meil on armuteemaline küsimärgi saade sellel teemal ja ma väga soovitan kuulata. Aga tegelikult ju Piibel räägib kogu aeg, et tema arm on pikameelne, tema pikameelsus on lõpmata, tema heldus on igal hommikul uus ja me elame tegelikult tema ustavusest. See, kuidas Jumal ennast tutvustas Moosesele algul ongi, mina olen helde, mina toon vabastuse, mina andestan, muideks andestan väga palju. Ja ometi laul 103:8 ütleb ja ütlebki nii, issand on halastav ja armuline, aeglane vihastuma ja rikas armastusest. Aga aeglane vihastuma tähendab seda, et kuskil on piir. Et on kuskil üks piir, kus sa nagu ütledki, et miks sa valetad Jumalale. See on otse, kui sa mõtled, et Jumal ei ole, kes ta päriselt on. Mina ütleks isegi püha vaimule. Ma võtaks Jumala välja sellepärast, et tegelikult isegi praegusel ajal, et sa võid teha asju Jumala vastu või isegi Jeesuse vastu, aga püha vaimu vastu. Just. Mis tähendab seda, et see tõstab püha vaimu kolmainsusesse kindlasti ja tema tähtsuse ja tema pühaduse, mis on koguduse jaoks tegelikult kõige olulisem ja miks vaenlane võitleb, et kõike, mis on seotud püha vaimuga, kogudusest välja tõmmata, sellepärast, mis sa tegelikult teed, sa tõmbad Jumala välja kogudusest. Või solvata püha vaimu on selline patt, mille eest sa nagu võid väga-väga, nagu võibki nii olla, et ei saagi andeks. Et need on tõsi. Ja miks ma selle Jumala ja püha vaimu kolmainu tõin välja, see on muideks üks koht kristlastel ka teadmiseks, kui öeldakse, et kolmainu sõna Piiblis ei ole, siis nagu sa selle välja tõid, siin näitab seda, et Jumal, püha vaim, Jeesus Kristus, nad on Jumal.
kogudus on Kristuse ihu, on ja. Ja mina toon nüüd ühe teoloogilise asja juurde, et seesama kreeka sõna, mida siin on kasutatud selle kõrvale toimetamise kohta, see nosfizomai, see tähendab, eks ju, petturlikult omastama, hea küll, me saame aru, et see ongi nagu just nagu varastamine, aga seda Vanas Testamendis seda sõna kasutatakse Aakani varguse kohta, kui te mäletate. Ehk siis see oli ka see patt, mida Jumal ei andestanud. Konkreetselt Jumalale vastu minek. Ja Jumal on öelnud seda ja ma lähen ikka teadlikult lähen ja teen midagi muud. Just. Et siis Vana Testamendi kreekakeelses tekstis siis just on see sama asi ja muidu on siis veel Tiituse kirjas, kus ta on ka otseselt öelnud varastamist. See on, kus orjad võtavad oma juhtide tagant. Muide, huvitav mõte oli see ka, et nüüd ma mõtlen, mul läks ära. Ja mina jälle tahan nüüd tulla uuesti veel korraks nii kaua, kuni sa mõtled seda mõtet. ma tuun ka siia selle küsimuse juurde naistele suunatuna, nagu sa ütlesid ka alistumise teemas. Minu jaoks kõneleb see tekst väga selgelt seda, et naistena on meil nagu väga suur kalduvus veeretada ära vastutus enda pealt. Öelda, et aga mul ei olnudki valikuid väga palju. Kui käsk ongi selline. Mul on elu selline, mu mees on olnud selline ja või mu pere ja vanemad juba ja et kuidagi moodi minu otsus ei loe midagi või et ma kuidagi ja väga paljud asjad ma saan niimoodi enda, tegelikult Jumal on andnud naisele täpselt samuti vastutuse. Ei ole nii, et naine on see, kellel pole häält, kellel pole otsustusõigust, keda Jumal tõsiselt ei võta. Ta võtab Jumal eriti vaimulikes asjades, eriti sellistes asjades on ju, et tegelikult ma ei lähe Jumala nagu kohtupäeval Jumala ette, mis on meile usklikule kohtupäevaks, kus otsustatakse selle üle, mida me oleme siin maa peal teinud ja kustavalt me oleme seda teinud. Ma ei saa minna ja öelda Jumal, ma ei saanud tulla TV7-sse rääkimast, mu mees ei lubanud mul tulla, kui Jumal on teinud töö minu sees ja ütelnud, et nagu ma olen lihvinud õpetaja andi või jutlustaja andi sinu sees, aga mu mees ei lubanud, ta ütles, et ta peab tööle minema, ma pean koera valvama, ma ei saa seda teha. Selle eest ma olen ise vastutav Jumala ees ja üks päev Jumal ütleb, mind ei huvita, mis su mees tegi. Kui võib, ma jagan ühe loo just enda elu kohta, kus mina kasvasin tegelikult niimoodi, kui ma vaimulikult kasvasin üles, et ma tahaks olla niisuguse vägeva jutlustaja naine. Ma nägin ikka ennast seal esireas istumas ja nagu cheerleader olema seal mehele. Ja ma käisin piiblikoolis juba ja kogu aeg ma kujutasin ette, et ma nüüd valmistan ette ja siis on see vägev jutlustaja, ükskõik kust ta tuleb või kes ta on. Ja siis Jumal ise pidi minuga tegelema, et mina ei taha kasutada sind või sinu meest, ma tahan kasutada sind. Ja loomulikult ta kasutab mu meest ka hoopis teises valdkonnas, aga see on väga oluline asi selles kontekstis ka, et lõpuks me oleme Jumala ees, nagu siin on näha. See enam ei mänginud rolli, et Ananias oli öelnud, et või nad olid kokku leppinud. Ta pidi oma südames otsuse tegema ikkagi ise. Ja no kui me oleme nüüd selles saatesarjaski, me hakkame ju lõpupoole nüüd juba liikuma, aga kui sa vaatad esimestest saadetest kuni lõpuni, ka Vanas Testamendis, kus asi oli veel rohkem seadustega keelatud ja nagu kinni, ikkagi oli naistel võime just nimelt oma meeste südameid selles mõttes heale suunale viia või nagu sa ütlesid, Abigail, kes läks täiesti teadaolevalt oli see mees, inimene, kes ei võta sõna kuulda, kes on täiesti sõge ja Abigail teeb strateegilised liigutused selleks, et ütelda, mina olen Messia poolt, Taavet, sina oled Jumala poolt valitud, mina tulen selle meelevalla alla. Ja võt meie saame oma laste nimel, oma laste ja oma pere nimel neid samu liigutusi täna teha. Minu lemmiklugu ka muide. On küll, läbi aastate mu lemmiklugu. Et meil on võime päästa oma peresid ja oma rahvast, kuna meil on hääl, meil on päriselt Jumala võidmine ja kutsumine. Sina räägis, mul tuli meelde lõpuks, mis ma mõtlesin ütelda. See raha ei olnud ju tegelikult, kuigi kutsuti nüüd seda vääriti ära nihverdamiseks või varastamiseks, sõna otseses mõttes illegaalselt endale võtmiseks. Ja ometi täpselt nagu Peetrus ütleb ka seal, see ju kuulus sulle. Ta oleks lihtsalt võinud öelda õige summa. Asi ei olnud selles, et see ei olnud tema oma. Aga see, et ta oma sõnaga tunnistas, et ta andis Jumalale midagi, nüüd see oli varastatud osa. See tuleb sellega, et mida sa räägid, mis tõotusi või mis muljeid sa endast jätad,
mis on täiesti veel uus teema. Mis muljeid me jätame ja palju meil on tõsidust või reaalsust selle taga. Ja. Või mis motivatsiooniga või mis see ajendab meid nagu teatud asju tegema. Aga minu jaoks ka üks asi, mille ma mõtlesin tegelikult on see, et väga sageli Jumal katsub meie südameid läbi rahaga. Nii ka koguduse keskel kui meie isikliku elu. Et võib-olla siin me mõtleme, et raha võib-olla see on niisugune kole ja halb asi ja mis iganes on ja Piibel ütleb, et raha armastus on kõige kurja juur, aga ta ei ole raha vahend, ta on neutraalne asi. Aga sa näed jälle ja jälle, et mida me teeme oma rahadega, et Jumal esiteks jälgib seda ja siin sa näed, et see koguni toob esile nagu väga karmid tagajärjed või otsused, mis Jumal või Püha Vaim ütleb, et see asi ei ole nii ja sellel on tagajärg. Nii et kui me oleme päris ausalt ja me mõtleme ka seda, et mis on need asjad, millega Jumal meid võib läbi katsuda. Üks on kindlasti au, tunnustus, mis võib meid tõsta või tõmmata alla, kuidas me isegi reageerime selle, kui keegi või miski alandab meid. Ja teine on kindlasti raha. Et kuidas me käime ringi sellega ja Uues Testamendis mitmes kohas ütleb, et kui sa oled ustav rahaga, siis ma saan sulle anda tõelise väärtuse. Jeesus ütleb, kus on su varandus, seal on su süda. Tähendab, mitte vastupidi. Seal, kuhu sa paned päriselt oma varanduse, sinna sa tegelikult, see näitab, kus su süda päriselt on. Ehk siis sellel rahal ja meie südame olukorral on väga tihe ja tugev seos. Absoluutselt. Nii et ta on paljundaja, selle kohta on öeldud, et see, mis su südames pesitseb juba väikse seemnena, nagu sa ütlesid, raha ja väe kaudu saavad need asjad paljuneda, need saavad esile tulla, sa saad teha, mis sulle meeldib ja see on kas õigsuseks või hukatuseks. Ja sellel juhul siin ta oli hukatuseks. Ja seda on ju näha üleüldiselt üks riikides igal pool inimene, kes oli täitsa normaalne ja sai väga hästi, kui sa annad talle raha, kui sa annad talle võimu, midagi muutub, inimene muutub. Kui ta ei ole sisemiselt, kui ta ei ole oma südant hoidnud, on ju, et väga oluline asi. Huvitav küsimus, kas tohib esitan küsimuse ka? Kas Peetrus sai aru, et Jumala kohtumõistmine on see, et nad seal hinge heidavad? Või oli see Peetruse sõna, mis niimoodi mõjus? Võt siit tuleb nüüd see õpetus, mis tegelikult algkogudustel või siis nendel nii-öelda suurtel vanadel kõrgkogudustel on, et kogudusele on ju antud vägi kinni siduda ja vallandada, mis on, ja see on Matteuse 16:19 või 18:18, seal ta ütleb kõikidele jüngritele sedasama. Ütleb, ma annan sulle taevariigi võtmed, mis sa iganes kinni seod maa peal, on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad. Ja nüüd tegelikult siis algkeeles või kui sa konteksti vaatad, enamasti see ongi kasutatud selleks, et kas sinu pattu me peame sulle süüks või me vabastame su. Ja sealt tuleb nüüd see pattude tunnistamine, et tegelikult kui Safira oleks öelnud, me valetasime, anna andeks, mina Jumalale sellist asja teha ei taha, siis Peetrus oleks öelnud tõepoolest, mine ja ära tee enam pattu. Aga et siin ta ütleb juba ette, sellepärast, et see nii on olnud, sina heidad hinge. Et ja ma vahel mõtlen, nagu Paulus ütles seal Siimonale, eks ole, umbes, et nüüd mine ja kelle ta pimedaks tegi Vana Testamendi. Nõid oli seal. Nõid Siimon oli, eks ju. Apostolite 13. Mu abikaasa vahel viskab nalja, et see esimene Pauluse ime oligi, et mees jäi pimedaks. Aga et kas see tuli Jumalalt või oli see, et ta tõepoolest oli meelevallaga ütles asju? Et me saame aru sellist väge, mis on tegelikult hirmuäratav ka sellest, mida ma ütlen. Ja, aga Peetrus ju toimis tegelikult sellise teadmise sõna alusel ju. Ta oli tegelikult saanud selle sõna. Teadmise ta oli vaimus kuidagi moodi näinud, et mis oli juhtunud, eks ole. Ja ma arvan, et selle raames ta tõenäoliselt sai ka selle Jumala kohtuotsuse. Ja siis, et kas Jumala sõna autoriteet läks küll. Täpselt, sest see sama Jumala vägi oli selle sõna sees. Otse kohe
eks ole, see juhtus hetkega. See ei olnud nii, et ta kuulis seda, tal oli nüüd, mu elu on läbi, mis must saab, nüüd ma olen häbistatud ja nii suur stress. Tavaliselt sellisel juhul inimene nagu nii hetkega ei sure ära, vaid et ta natuke aega võtab protsessimiseks aega, et füüsiliselt südant nagu kuidagi moodi siis nii-öelda lõpetada ta tegevus. Ma arvan, see oli Jumala koht. See sama kirjakoht, mis Külvi just välja tõi, oli ju tegelikult, kas see ei ole mitte täpselt Peetrusega kontekstis, et on see sama lõik, eks ju, kus aga 18 on kõigile jüngritele. Ja, aga see konkreetne on, et selles mõttes ma arvan küll, et ma olen nõus, et ta tegelikult teadis väga hästi, mida ta tegi ja ta mõistis, sest ega me 100% ei tea ju, mida Jeesus jüngritele kõike õpetas, aga me võime hakata seda nägema just kui me vaatame, kuidas tegelikult apostlite tegude päevil hakkasid tegutsema, et kõik need asjad, mis tegelikult nad Jeesuse käest said. Mul on teile nüüd viimane lühike küsimus või vähemalt siis proovige vastata lühidalt. Kas me võiks tänapäeva koguduses samuti oodata või karta Jumala kohtumõistmist? Me peaksime seda ootama. Sellepärast, et meie eesmärk on see, et me tuleme tagasi, nagu Jumal ütles, et ma ehitan taas Taaveti langenud koja ja see ei ole ainult füüsiline koda, vaid see on konkreetselt Jumala koda. Ja sa näed, et Jumala kojas toimub. Piibel ütleb isegi, et teatud ajal me saame inglite üle kohut mõistma. See on üks taastatud koguduse tunnustest. Minu meelest see on alanud. Me näeme suuri skandaale. Tänu Jumalale Eestis ei ole seda niivõrd näha, aga kui me vaatame maailma, siis skandaalid on raputavad ja rabavad. Jumal on ammu rääkinud prohvetite kaudu, et kohus algab ja algab tema kojast. Aga positiivse noodi sisse toomiseks, kui tohib, mina loeksin selle, mis sellele ka järgnes. Et kogudus ei purunenud, ei ehmunud, ei jooksnud laiali. Vaid nagu sa juba tõid esile, rahval tekkis aukartus, aga suur rõõm oli sees ja evangeelium läks jõudsasti edasi. Ehkki muudest inimestest ei söandanud keegi nendega lähedalt suhelda, pidas rahvas neist suurt lugu, see on 13 salmi, ma lähen edasi. Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse. Suured hulgad, nii mehi kui naisi. Nii, et nad kandsid ka haigeid tänavale ning panid need kanderaamidele ja vooditele, et Peetruse mööduses kas või tema varigi langeks mõne peale neist. Jälle me muidugi näeme, Peetruse kaudu Jumal võimsasti töötas. Ja ka Jeruusalemma ümbruse linnade rahvast tuli kokku, tuues haigeid ja rüvedatest vaimudest vaevatud, kes kõik said terveks. Nii kui see kohus on sündima, siis me teame, et ka Jumala koguduse au tuleb esile sellises olemuses, nagu me veel ei ole näinud. Nii et see on osa tervendusest, osa puhastusest, et vägi võiks paljuneda ja pääste võiks edasi minna. Väga ilus lõpp, Külvi, aitäh sulle. See oli õige sõna ja aitäh sulle ka, Reelika. Väga põnev oli, aga tore on, et me saame sinuga veel ühes saates vestelda. Aitäh. Head vaatajad, meie tänane saade on läbi ja nagu te nägite, siis kui ohtlik on otsida Jumala au asemel inimeste tunnustust ja samal ajal jätta oma süda tema ees suletuks. Olgu see meile kõigile hoiatuseks ja lugege Jumala sõna. Me jätkuvalt ütleme, et Jumala sõna on hea, see on kasulik sulle eluks ja mis muud, kui kohtume juba järgmisel korral. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!